Mart, sa oled mesindanud 26 aastat. Kuidas sa jõudsid see mesinduseni? Üks minu sugulane kolis Ida-Virumaalt Hiiumaale ja Hiiumaale tol ajal ei saanud mesilisi kaasa võtta, sest Hiiumaa oli karantiinis mandri suhtes haiguste pärast. Või õigemini vastupidi, manner oli Hiiumaa suhtes karantiinis. Ja siis ta pidi need mesilased mandrile jätma ja pakkus meile. Aga põnev, et tavaliselt ongi niimoodi, et kui küsid mesinikelt, kuidas sa mesinduseni jõudsid, siis alati on seal mingi selline huvitav lugu. Tavaliselt on see, et tuli sülem. Et tavaliselt tuli sülem, oli kuskil taru või tühi taru ja tuli sülem või siis tuli kuskil õunapootsa, aga alati on mingi selline huvitav lugu seal taga. Aga 26 aastat on päris märkimisväärne ju aeg, periood, ja kuidas sa tänane ütleksid, kui palju sul tarusid kokku on, et see on selline standardküsimus, mis ilmselt küsitakse. Et on olnud ka siin 1400 oli mingil hetkel, aga praegu oleme tõmmanud natuke tagasi, on alla 1000. Ja selles mõttes, et üks põhjus ka, miks ma sulle külla tulin, on nagu peitub siis selles ühes nüansis, miks võib-olla see mesindus on natuke keerulisem. Või mitte keeruline, vaid lisab nüansse, eks ole, karud. Et kindlasti on sul selle perioodi jooksul nii mõndagi öelda või ka mingi kogemusi on tekkinud selle perioodi jooksul, et mis on sinu kogemused siiani nagu karudega seoses? Jah, et me alustasin mina oma mesindusteed Saue vallas, kus ei ole mingit karusid, et seal on hea, kui sa rebast näed seal, kus on selle Tallinna ringtee lähedal, et mõnikord eksis ka põder ära sinna, aga nagu sukest suurt keskset seal ei liikunud, siis vahepeal mõned aastad pidasin Tallinnas mesilisi ja siis tulin umbes 2010 tulin siia Lääne-Virumaale. Et algul küll panime siin ühe grupi ja teise grupi siia majade äärde ja lähedale ja mõned aastad nagu ei saanudki aru, et või ei teadvustanud enda seda karuohtu sellisena. Ja siis hakkasime järsku, oli mesilisi nii palju, et hakkasime ka nii metsa paigutama ja siis algul oli ikka üllatus ikka väga suur ja see nagu šokk, et kuidagi see on enda viga, et ma seda ei teadvustanud endale, et ma lähen kellegi teise elupaika või territooriumile ja siis oli neid laiali pekstud tarusid, selle kokkuvõrjumist oli omajagu. Ehk siis tihti vist Eestis ongi nii, mis sa arvad, et tuleb siis nii-öelda šokk kõigepealt ja siis tuleb mõte, et peaks midagi nagu karude osas ka ette võtma? Jah, kuigi siin nad, kas see 2010 võib-olla see arvukus ei olnud nii suur, aga vaikselt hakkas ta kasvama ja praeguseks me arvestame, et neid on igal pool. Et kui me paneme uue mesilagrupi kuhugi, et siis me alustame karjusest. Et sa ju mesindad ka peamiselt piirkonnas, kus karude arvukus on kogu aeg olnud suur ja nad on siin olemas kogu aeg olnud, et selles mõttes selline traditsiooniline karude nii-öelda keskkond on sinu ka mesinduse nii-öelda ala. Jah. Kui meil käib külalisi, siis me isegi nagu uhkusega räägime sellest, et meil on siin elektrikarjused ja meil on karud ja võib ka nagu müügi nagu jutuna kasutada. Ehk siis nagu just nagu väljaspoole Eestit. Just, et kuskil jaapanlasel tundub see nagu väga eksklusiivne, eksootiline. Et selle peale ma ei olegi mõelnud, et see nagu, et kuidagi turundusena mõelda, kuigi samas, kui sa neid karu või neid mesindus nii-öelda turundussilte ja nimesid vaatad, siis karu kasutatakse ju väga palju. Jah, on küll, jah. Mul käis ka paar tükki praegu silmest läbi. Et silte nagu karu pilte ja niisuguseid asju nagu ikkagi on. Aga mis sa siis teinud oled selleks, et nagu niimoodi karudega koos saaks eksisteerida? Algul ma muidugi kuulasin teiste nagu kogemusi, et küll räägiti nendest paugutajatest palju, need mutilõksud, et mis siis pannakse traadiga ümber mesila perimeetri, et siis kui karu läheb lähemalt, et paugu ära ja siis kes rääkis inimese juustest ja kes rääkis raadiost ja igasugused jutte, aga lõpuks ma olen kindlaks jäänud ainult nagu elektrikarjus aitab ja üsna väga-väga suure tõenäosusega ta tõrjub karu eemale, et see ründe võimalus on praktiliselt olematu siis. Et kui rohi on ümber karjuse niitmata või on rajakaameratest näha, et kui karu on korra juba voolu saanud, et siis ta juba kardab seda puhast traati ilma elektritagi.
ja kuidas sa nagu selles mõttes soovitaksid näiteks algavale mesinikule, millist elektrikarjust sa soovitaksid? Kõik on, millel on vool sees, on see agregaat. Mõni ütleb, et 3 traadiga, mõni ütleb 5 traadiga, et mida rohkem võib-olla seda uhkem, aga minul endal on, see 5 tuleb Keskkonnaameti nõuetest, et aga ma olen tähele pannud, et karud väga kõrgele ei hüppa ja väga sügavale nad nagu maa sisse ka ei kaeva, kuigi seda kaevamist tuleb ette, et see alumine traat peab olema nagu paarikümne sentimeetri kõrgusel, mitte kõrgemal. 15 võib-olla oleks hea, aga siis on seda niitmist rohkem. Aga see karjuse generaator, mis siis voolu tekitab, et eks need vähe kallimad on nagu kvaliteetsemad ja kestavad kauem, 60 eurosed võib-olla üsna mitmed nagu kukuvad paari hooaega ära, et neil tekib, nad on odavad ja sellest ka koostöö kvaliteet on kehv, aga kui juba seal 150 euri, siis peaks üsna kvaliteetse asja saama ja lisaks on siis päikesepaneeli võimekus, et kas vahetada akut, ütleme mingi 2-3 nädala tagant olenevalt sellest, kui palju rohi kasvab ja vastu traati, siis läheb, et sellest ka siis aku tühjenemise kiirus. Aga kui seal on päikesepaneel ka veel järgi, et siis ei pea seda akut vahetama suvel. Et see kulu, kui suur see kulu on nagu see ühe, ütleme siis mesitarude gruppi, et ühes, palju sa üldse hoiad ühes grupis, et kui tuleks nagu ära kaitsta? No mesinikud hoiavad erinevad grupi suurusi, et reeglina on siuke 8-20. Ja siis selle perimeetrile siis see kulu on, ütleme, see materjali kulu on 300-400 eurot võib-olla koos päikesepaneeliga, mille siis omakorda Keskkonnaamet taotluse alusel pool hüvitab mesinikele ja siis on see ajakulu. Et selle ülespanemine on paar tundi. Aga kas on siis selliseid situatsioone, kui tuleb sellest elektrikarjusest läbi? No siis ma kahtlustan, et seal ei ole voolu sees, kui ta sealt läbi tuleb. Või siis on selliseid juhuseid, et mõni kavalpea on ka aia kõrvalt näiteks puu traadile peale lükanud või siis mõned on ka alt läbi kaevanud. Tuleb ette, aga üldiselt nad nii kardavad seda vooluga traati nii palju, et ta hakkab isegi meetri kauguselt nagu kraapima, seal on näha, et on kraapinud, aga ega ta selle kraapimisega kaugele ei jõua. Et päris niisugust poole meetri sügavust turgu, kus ta nagu niimoodi läbi roomab, et ta selle karjuse vastu ei läheks, meil pole vist olnud. Et kas saab öelda, et kuidagi karud mõjutaksid näiteks seda, kui palju sul tarusid on või sinu mesindust nii-öelda, sinu strateegilisi mingisuguseid otsuseid või? Seal on mingi lisatöö ja see on nagu baashügieeni küsimus meie jaoks juba, et me oleme ära arendanud, meie tegutseme karude piirkonnas ja karud on mõnes mõttes kõige mugavam nuhtlusisend meie jaoks, et kui ma võrdleda rähnide või nugistega või kas või hiirtega, et siis karu on palju lihtsam tõrjuda. Ja, üks küsimus olekski, et mis on see nii-öelda need top 3 mesiniku siis muret, et mis on see peamine mure tegelikult täna mesinikule kõige suurem? No kui me räägime looduslikest nii-öelda vaenlastest siis või ütleme vaenlastest selle kohta, et siis on, ma ütleks, et rähn ja nugis on eespool karust. Ja seal on nagu ka ju see lest, mis teeb... No jaa, need on juba nagu parasiithaigused, et ja siis tulevad viirushaigused ja need on muidugi palju hulemad. Karu on suur ja konkreetne, et temaga on nagu lihtsam maadelda. Jah, et palju lihtsam kui näiteks pääsukestega, aga kes ka ju paarumislennul võivad sealt tema ära napsata. Ei, pääsukesi ma ei süüdistaks, aga talvel tihased küll võivad teinekord, kui suure külma ja näljaga lendavad parvega peale, siis päris olulise kahju tekitada. Nad nagu segavad, toksivad seal lennuava juures nii kaua ja hoiavad seda pere kogu nagu ärevil. Stressis, jah. Mesilased kogu tulevad välja ja siis nad napsavad neid, aga see pere nagu läheb kobarast laiali ja siis kaotab nagu oma stabiilsuse, millest ta peaks talvel olema. Jah, et mõnes mõttes nagu kui mina näiteks
meediat loen või näiteks mõne ameti mingisuguseid põhjendusi karude küttimise osas loen, et siis jääb mulje, nagu mesinikel oleks see karu hästi suur probleem. Et tegelikult on seal mesinikul alates sellest ilmastikuolust kuni mee hinnani palju nagu suuremaid probleeme. Et sa oled, Mart, ka näiteks väga palju vaeva näinud selles osas, et nii-öelda seda võltsmeet Eesti turult nii-öelda välja saada, et mis võib-olla mõjutab võib-olla seda mesinike tööd ja vaeva veelgi enam. Ja neid väljakutseid ja probleeme on omajagu ja kui kõik need ritta panna, siis see karu nagu top 10 ei mahu kahjuks või õnneks. Jah, et selles mõttes, et kuidas sa ise suhtud sellesse, ütleme nagu mesinikuna, et hästi võib-olla mesinikud ei teadvusta seda, aga paraku see nii on, et seda karujahti ju tegelikult läbi hästi palju seda mesinike argumenti arvesse võetes põhjendatakse, et kas sina tunned, et riik valmistab sulle pettumuse, kui ta näiteks ei kütiks neid karusid? Ma olen sellel seisukohal, et isendid, kes on inimpelglikkuse minetanud ja kes on nii-öelda nuhtlusisendid, tuleb ära küttida. Aga mina ei ole ekspert ütlemaks, mis on karude õige arvukus. Et piltlikult öeldes, mul ei ole vahet, kas see laia taga on 1 või 10 karu. Et kui ökoloogid või loodusteadlased ütlevad, et mingi number on õigem kui teine, siis ma usaldan neid. Et aga riik ei ole mulle selles mõttes pettumust valmistanud ja ma julgeks väita, et ka mesinikel ei ole, et aidatakse nii ennetust kompenseerida kui ka karukahjud üsna heldelt makstakse kinni. Minu ettepanek on olnud ka riigile, et ennetustmäära tõsta ja kahjude määra natuke langetada selle arvelt, kui see piiratud eelarvetingimustes vajalik on, mis annaks nagu motivatsiooni võib-olla mesinikele ka ennetusele senisest enam rõhku panna. Et eks ma saan aru nendest mesinike seisukohtadest või muredest, kellele tuleb esmakordselt nagu šokina, aga see ongi siis see õppimise koht, et kui meie toimetame nagu karude elupaikades, siis me peame kaitsma ennast nende eest. Jah, et tavaliselt see tulebki üllatusena just, et kuigi see ei ole üllatus, et meil karud on meie metsades, et aga millal sinul on kõige enam neid karuga kokku puutunud, ma mõtlen nagu aasta lõikes, et kevadel, suvel või sügisel või kogu aeg? Kõige intensiivsem ja kus me ise ka pingutame reaalselt väga, väga tugevasti, et kas või oleme siin suuskadega üle põldude läinud, et see on see karude ärkamise periood ja me ei saa veel, et metsa vahel on nagu lund nii palju, et me ei saa autodega ligi. Et siis kas või need olenevalt talvest, et kui tundub väga palju ei sula ära, aga karud on juba ärkvel, on nälgedest näha, siis meil tekib see valguvajadus, et nad siis on nagu väga maied. Et siis me peame kiiresti nagu ikkagi maksma, mis maksab jõudma ja selle voolusena sisse panna. Me oleme mõni aastaga need traadid sealt lume alt välja kaevanud. Et jah, lisatöö, aga ma nüüd olengi sellega nagu see on see keskkond, milles ma toimetan. Ma ei mõtle seda kui hea või halb. Samas see langeb, see karude ärkamisperiood langeb natukene kokku selle nii-öelda ajaga, kui tuleb esimene nii-öelda pilk oma mesilast tarru seada, et vaadata, kuidas nad on talvitunud ja võib-olla siis põhja puhastamised ja muud asjad ära teha, et siis selle käigus ka saab selle elektrikarjuse sinna nagu tööle pandud. Jah, mõned võib-olla metsatööd on mõned üles ajanud, mõned isendid ja siis tal ei ole uuesti võib-olla seda talle on tulnud, et mul on nii suur karuekspert ei ole, aga vahel on nad nagu varakult liikvel. Ja kui siin kuskil asulas või kuskil, kui see mesilagrupp on soja koha peal, et teed on lahti lükatud, siis sa saad seda tegema minna, aga meil on see mahemee tootmine veel eriti kuskil paksu sügava metsa sees, et seal ei lükata ka talvel, et siis pead ootama, kuni ära sulab, aga seal kõrgete puude vahel on varjus see lumi kogu aeg, et siis on see ligipääse probleem kohati. Aga kuidas sa nagu hindad praegust seisu Eestis just nagu karude osas,
et kas see mesindus, kas sulle tundub, et on selliseid karusid Eestis praegu, et kas see sinu piirkonnas, kes on nagu sellised isendid, kelle vastu ei aita ei see elektriaed ega mitte miski muu? Ei, sellist tsirkusekaru meil ei ole, et aeda kardavad kõik. Et ei ole. Okei. Et selles mõttes, et see on tore kuulda. Isegi vahel töötuhinas või ei pane tähele, lähed niimoodi seljaga või kuusega vastu, siis see on väga ebameeldiv, see on 10 volti. See võtab mitmeks minutiks kohe niimoodi rahulikuks. Aga alguses sa kasutasid ilmselt muid ennetusmeetodid ka, nagu mainisid, aga ikkagi see elektriaadik on see kõige parem. Ei, ma mainisin need ära, et mutipõleti ja mis need seal kasutavad? Ma ühes grupis kasutasin seda mutipõletit ja see korra isegi tegi pauku meil, aga pigem mitte, et olen kuulnud, et teiste käest ka, et need on nii ja naa. Et 50 või 80 või 92% ei ole piisav nagu tõenäosus selle ründe vastu. Et see peab olema 99+. Okay. Ja selleks on ainult elekter.